mis ma tahtsin öelda, kui me kuulsime eelmist ettekannet, siis sealt ehk mõnigi tundis ära midagi sellist, mis võib-olla on tal kodus säilinud. Mina näiteks selle aasta jõulude aeg leidsin oma ukse tagant Tahma Toomast. Nii et on veel midagi, mis elab. Minul meenus Malli kuulates üks pärimus, mida on ka samuti siit kandist üles kirjutatud, et liigaastatel 29. veebruaril võivad siis vanatüdrukud ja lesknaised kosse minna ja neile äraütlemine siis on halb toon. Nii et sellel aastal on see võimalik, kellel nagu selles küsimuses veel mure on. Ja kui see nüüd esmaspäeval ei lähe, siis jälle 4 aastat pead ootama. Aga ometi ei peitu südama kõige salajasemad saladused mitte nendes tumedates kuusikutes ega teinegi kord nendes kõmisevates mõisasaalides. Kõige omapärasemad, mis iseloomustavad seda Kesk-Eestit, on ju need samad lõpmata väljad, mis meelitavad siia oma põnevate lugudega. Niipea, kui oled suurelt teelt kõrvale põiganud ja ennast nende väljade justkui tagashoidliku mõju valdusesse andnud, hakkab see maa sinuga tegema oma salapärast tööd. Meelitab sind edasi, veel natuke ja veel natukene. Ja ühel hetkel pole see enam sugugi kindel, et jutud nõiutud mõisast, rändavast järvest või kõnelevast metsast on pelgalt muinasjutud. Kesk-Eestist kohapärimuse võtmes palume rääkima Kirjandusmuuseumi teaduri ja Järvamaa kohapärimuse varamu Arad veed ja salateed ühe koostaja Mariann Temmeli. Tervist siis armas Järvamaa ja muidugi kõik Raplamaa inimesed ka. Me tulime siia koos Jüriga, kes on Raplamaa esindaja, aga ta volitas mind kõnelema ka enda eest ja aitas mulle ettekannet natuke laiendada. Muidu ma oleks vist küll ainult Järvamaast rääkinud, sest siin on ju Eestimaa süda, ma tunnen, mu süda nagu enda sees liigutab ka natukene kõvemini kui muidu. Nii, ma nüüd üritaks leida oma pildirea. Selle suureks saan. On segas. Ekraani mõjusid on segas. 53 osakule. See raatsin ma üteldes läinud. Koostöö jätkub. Et väga soe tunne on siin olla. Täpselt 10 aastat on möödas sellest suurest raamatu tegemise, võiks öelda talgutest isegi, et see oli tõesti suur ettevõtmine, et võib-olla praegu ei jaksakski enam nii suurt tööd ette võtta, aga tookord jah, õnnistas või sai asi kaante vahele ja väga palju toetust kogesin selle protsessi keskel. Sain väga palju targemaks, et kindlasti see Kesk-Eesti ei ole enam selline läbisõidukoht minu jaoks. Et siin on jah küsimus nagu ruumis minu jaoks selle tänase päeva puhul või territooriumis või pindalas või kus, millest me siis räägime ikkagi Kesk-Eesti puhul. Et kohe hakkab nagu selline kehatunne tulema, et keskmine koht, et ma tunnen, et võib-olla minu pea on nagu kuskil Lõuna-Eestis ja juured on seal põhja pool nagu päriselt ka ja siis osa juuri on kuskil Pilistverest hargneb juurde ja siis tõesti, et see süda või mis koht see siis on, mis jääb siia kanti. Et kas see Kesk-Eesti, et kas see on nagu keskus või kese või on ta siis selline vaheala, kas Tallinn, Tartu,
vahel või hoopis äkki lääne ja ida vahel, et seda võrdlust on ka hakatud viimasel ajal rohkem tegema, et kas selline pehme emotsionaalne ida ja rohkem selline kinnisem ja kalgim ja napisõnalisem lääs. Et siit on ilmselt palju leida ja palju avastada. Ja et kas see Kesk-Eesti pärimus on kuidagi nagu tüüpilisem, keskmisem, iseloomustab sellist keskmist eestlast ja võrreldes äärtega, mida on ju olnud võib-olla põnevam uurida. Et kuidas üldse saab seda iseloomustada või mõõta, et kuidas näha seda, mis on nii lähedal ja nii enesestmõistetav. Et mulle tundub, et siin on kõige tähtsam just see maapind ise, kõik, mis selle peal on ja selle sees ja selle all, et see rand ja saared jääb juba kaugemale ja just see maa ise, see viljakandev maa ongi tähtis. Aga mitte ainult muld, vaid ka vesi, mis seda kastab. Ja üldse kõik piirid on siit kaugel välja arvatud see Eesti ja Liivimaa Kubermangu piir, mis ju vana Viljandimaa ja Järvamaa vahelt jooksis ja vanasti sai sellest kohe aru, kui lehmad muutusid kas siis punaseks või mustavalge kirjuks, oleneb kus poolt sõitsid seda Tartu maanteed siis. Aga enam ei ole seda vahet ka. Ja kohapärimuse sisust siis võtaks sellist vertikaalselt mõõdet natuke või sügavust, et mida see siis tähendab, see kohapärimus üldse. Ma ei hakka siin nagu seda mõistet analüüsima, raamatus saab lugeda küll ja veel selle kohta, kes soovib, et see pärimus ise, et mida ta tähendab, ta peegeldab nii palju, temas on nii tohutult infot, et teda on väga raske lahterdada, nagu teha mingisugust kartoteeki sellest, on peaaegu võimatu. Ja õnneks on meil nüüd andmebaas, et ta peegeldab seda ühiskonda, milles me elame, aga mingisuguse aegnihkega, et me saame väga palju teada minevikust, kuidas elasid meie esivanemad ja mida nad mõtlesid, millised hoiakud neil olid. Ka sellist ühiskonna ideoloogiat isegi, et sealt võib nagu kõike leida. Ja see on selline hästi aus infopank, et ta ei ole konventsionaalne või seal kostab nagu iga inimese hääl. Aga see vanem osa sellest muutub nagu sellest tohutus kiirete muutuste ajas, milles me elame, et see muutub nagu vähem kõnekaks, et seda peab, kui folkloristi roll ongi seda tõlkida, tõlgendada ja näidata, mida sealt võib leida. Kesk-Eesti on selles mõttes õnnelikus olukorras, et just eriti Järvamaa, kuna ta on tõesti ainus maakond, mille kohta on ilmunud terviklik käsitlus ja selline paks raamat, et puhtalt kohalikul initsiatiivil. Sellele eelnes ka legendivõistlus Järvamaa valitsuse ja muuseumi korraldatud ja ma lugesin kokku, et meie kohapärimuse andmebaasis on ajaloolise Järvamaa pärimusteateid on 2590 ehk siis ligi 3000, jah. Aga kui veel uut Järvamaad lisaks võtta, siis on neid küll üle 3000, ma arvan. Aga Raplamaaga on ka head lood, sellepärast, et seal tegutseb Jüri Metsalu. 3 kihelkonda sealt on väga põhjalikult juba uuritud. Välitööde mõttes on kogutud meeletult palju materjali, see kõik ootab läbitöötamist, avaldamist ja Jüril on ilmunud 2 väike raamat 2006, selline väiksem vend sellele Järvamaa raamatule, aga küllap see suur vend ka ükskord ilmub. Küll me jõuame selle ära oodata, aga see tuleb kindlasti 10 korda paksem kui Järvamaa raamat, ma arvan. Et kes pole veel näinud, aga ma arvan, et siinne publik on juba kõik tuttav nende raamatutega. Ja Raplamaa pärimusteateid on meie andmebaasis juba tublisti rohkem kui Järvamaa omasid, ehk siis üle 4000, 4326 ja neist üle poole siis rohkem kui terve Järvamaa teateid kokku on Juuru kihelkonna
pärimusteater, mis on kõik tänu Jüri Metsalu nagu täiesti ületamatule ilmselt ajalugu tegevale põhjalikkusele kokku kogutud ja ka ära vormistatud, arhiveeritud ja lintilt maha kirjutatud. Et seda nii palju ei näha. Et väga tähtis on see üksikisiku roll ja selline vahendaja ja uurija ja innustaja ja selline missioonitundelise eestvedaja roll selle pärimuse kogumisel ja edasiandmisel. Et varasemal ajal on Richard Wiedelepp, kes on ise Peetri keelkonnast pärit, väga palju kogunud ja korraldanud seda kogumist. Ja siis neid inimesi on veel ja veel, aga ma ei jõua siin neid lugeda üles kõiki. Et on selliseid eritüüpi nii-öelda tõrvikuhoidjaid. Et siia pildile on sattunud korraga 3 Järvamaa juurtega meest. Võib-olla on mõned tuttavad näed, kõik ilmselt mitte. Et pärast Järvamaa raamatu ilmumist tuli mulle kiri arhiivi või isegi telefonikõne ja helistas see keskmine mees, kelle nimi oli, ta on juba lahkunud, Ilmar Siib. Ta esindab sellist kohalikku inimest, kes on kodukandist ära läinud, linna kolinud, on haridust saanud ja tunneb vastutust edasi anda seda, mida tema teab ja mäletab, ja siis ta kirjutas põhjalikult üles oma teadmised, saatis meile ja kutsus meid kohale, et tulge, ma näitan teile, kus on üks hiiekoht, kus seda mitte midagi ei ole, sinna on maetud varandus, ta teab täpselt, kus see kõik on ja üldse väga põhjalikult. Ja siis me pidime minema, muud ei jäänud üle ja oli ka viimane minut, et järgmine aasta oli ta juba surnud, et ta tundis seda ilmselt ette. Siis see oli Huuksi külas, kus me käisime. Priit Läti on arheoloog, tema esindab sellist kohalike juurtega uurijat, nagu ka Jüri või mõnes mõttes võib-olla ka mina, kuigi ma olen juba selline pooleldi kohalik uurija või multieestlane, sest ma olen nii mitmes piirkonnas tegutsenud Eestis, et nad kõik peavad mu südamesse kuskile mahtuma, need Saaremaad ja Setumaad sealhulgas. Ja siis see 3. mees on Meksnik Mati, kes esindab sellist põlist kohalikku maasoola, kes ilmselt ise iialgi midagi üles kirjutab, aga ta teab asju, ta valdab seda infot ja siis see läheks temaga hauda, kui keegi tema juurde ei satu. Et need välitööd on väga olulised, et jõuda selle inimeseni, kes elab koha peal ja nii ikka veel on. Siin on siis Jürist üks pilt tema õpilastega, et Jüri on ka väga palju sütitanud noori ja innustanud, et teinud just sellist edasiandmise tööd ka kogumistöö kõrval. Et selleks on vähesed võimelised vist. Et Raplamaaga on päris hästi. Et siin on veel Jüri kogudest, millised massid, ütleme täiesti, et Rahvaluule arhiivis olen töötanud seal veerand sajandit, ei ole olnud ühtegi sellist kogujat või korrespondenti, kes sellisel hulgal oleks suutnud midagi koguda. Siin on nagu tuhandetega tegemist. Muidugi suured hulgad jälle tekitavad teistpidi raskuse, et sealt on raske välja valida midagi, et see on nagu, hakkab juba natuke häirima. Et nüüd kohupärimuses sisust või sellest objektidest, millest need jutud räägivad, püüdsid teha natuke statistikat. Meie andmebaas võimaldab seda ja kuna ma olen ka teisi piirkondi niimoodi sügavuti uurinud vahepeal, siis sai tuua sellise võrdlusmomendi sisse, et mille poolest see, siin on antud juhul küll ainult Järvamaa mängus, sest Raplamaa ei ole tervikuna nagu hõlmatud, et mis on see Järvamaa eripära, mis tuleb välja nagu, kui kõik numbrid kokku lüüa. Et jõed, enne oli juttu siin veelahkmetest, sellest hargnemisest, et jõehauad ja see oli isegi nagu üllatus mulle, ma mõtlesin, et järved, aga järvesid on ju siin vähe. Järved on kuivanud aja jooksul, aga kunagi on neid siin palju olnud.
siis allikajutte on ka nagu palju, aga siin on sellised suured vägevad allikad, et võib-olla näiteks Läänemaal on rohkem sellist väikseid olnud. Ja soosaared, et see on üks Järvamaa selline märk tõesti, et see tuleb ka numbrites välja, et tõesti neid lugusid on palju. Kõik need Väljamäed ja Tammsaared ja need sood, mis sinna vahele jäävad. Et see protsent on võetud siis nagu selle pärimustekstide tervikhulgast. Aga sood ei ole ka kaugeltki mitte kõige suurem protsent. Et nagu me näeme, on Järvamaal ka palju mägesid. Aga mägesid tegelikult on Eestis igal pool umbes sama palju. Neid on ka Läänemaal sama palju ja Võrumaal ja Tartumaal, et see on hästi huvitav. Sest et oleneb, mida me mäeks nimetame. Et ilmselt iga kühm, mis maastikul eristub, on väärinud kuidagi tähelepanu ja nime või äramärkimist. Et ja kive on siis, Läänemaal on ilmselgelt rannas on rohkem kive kui sisemaal, et see tuleb ka nendes arvudes välja. Siis mis kividesse puutub, siis lohukivid muidugi on see muististe liik, mis on omane Põhja-Eestile küll, aga see Kesk-Eesti tegelikult kõige laiemas mõttes ta kuulub ikkagi kokku Põhja-Eestiga, sellise Läänemere ümbruse kultuuriruumiga, sellise varase põlluviljeluse piirkonda kuulub ja siin on muudki nähtused, mis just ka Järvamaal ja Raplamaal esinevad. Et see Pärnu-Narva joon ja see, mis sellest nagu ülespoole jääb, see on omane ka Kesk-Eestile. Lohkude tähendus on neist niimoodi adekvaatset infot vist enam küll ei saa, aga on tekkinud ka uut päri, kus nendega neid on ka hakatud pühaks pidama mõnel pool, viima neile midagi. Et nende levikukaart on siin näha, Andres Tvauri on neid uurinud ja koostanud kaardi, et on näha, et see põhjapoolne ots on ka märksa rohkem täppikesi täis. Ja pühakohad, muidugi hiied on see Põhja-Eesti märksõna. Neid ei ole Võrumaal nagu keeles isegi seda sõna, aga hiiteks on hakanud juba ärkamise ajast saadik niisugused õppinumad, lugenumad inimesed nimetama kõiki ohvripaiku nagu terminina, aga see rahvaomaselt see on ikkagi selline Kesk-Põhja-Lääne-Eesti sõna. Ja neid on tõesti palju, neid jutte on palju. On ka mitte hiieks nimetatud pühakohti, lihtsalt ravikive, muidugi tervendavad allikad, ka veekogud rändavad, seostuvad hiitega mõnikord. Ja kui palju üldse selliseid pühapaiku võib ühes kihelkonnas olla, nüüd jällegi Jüri töö põhjal, mis on kõige põhjalikum, tuleb välja, et koguni 50 pühakohta ühes kihelkonnas ja neist riikliku kaitse all on ainult 7. Et siin on veel palju tööd võimalik ära teha. Ja pilt on siin Järvajaanis, Kuie külas on üks ainus puu jäänud järele. Selle kohta üks tekst, mis mulle alati meeldib näiteks tuua, kuna see räägib ka ühtlasi Eesti riigist, et see on nii armas selline õpilase tekst 39. aastal kirjutatud, et kuidas seal oli siis 3 puud vanasti ja 2 puuga juhtus midagi halba, ühe saagis mõisa sepapoeg maha ja sai karistada selle eest, murdis jalaluu, teise saagis maa selle tüdruku vanaisa, kuna talu oli saanud eraomandiks, põldu oli vaja ja see hakkas varjama tema põlluvilja, siit tuleb see põllu ja viljakuse motiiv juba sisse. See põldude asi on selline varjatud, seda nagu otse sõnu ei ole, mingid muistandeid põldudest ei esine ilmselt, aga see on niiviisi ridade vahel. Ja siis see 3. puu, mis praegugi on alles, et see, selle kohta ta kirjutab ilusti, et see aga haljendab igal aastal juunikuus, kui Pärnapuu on üleni õites ja mesilased sumisevad, siis tõuseb kujutlus, et see suur Pärnapuu on Eesti riik. Eestimaa, kus iga inimese, nii noore kui vana püüdeks on olla kasulik ühiskonnale ja terve Eesti arengule ning Eesti hääle käekäigule. Selline ilus iseseisvuspäeva järgne manifest aegade tagant läbi koha pärimuse
siin veel näiteid siis Koeru kihelkonnast, ühest hobusest Hiiemäe kõrval. Neid kohti on ja neid on alles ka ja Tõnni teema on ka huvitav, see on hästi lokaalne, ta ei ole üldse mitte mingi terve Kesk-Eesti teema, vaid lokaliseerub sinna Vändra, Tori, Suure-Jaani, ka Mulgimaale, Helme, Tarvastu, Rapla, Hageri, Türi, Peetri kihelkonnas esineb selliseid pühapaiku hiiekohti, kus on räägitud Tõnnis. Kõige tuntum on muidugi Paluküla Hiiemägi, kus on Tõnni auk. Tõnn oli selline vaim või jumalus, et Tõnnil oli vakk või mingisugune anum, kuhu viidi andeid ja viidud siis ohvreid Tõnnile. Jälle selline lokaalne asi, mida ei ole mujal Eestis sellisel kujul. Nii karstinähtused muidugi nendest ei saa üle ega ümber. Järvamaa, Kesk-Eesti puhul, Raplamaa samuti, üksugused maa-alused teed, käigud, salajõed, kuristikud, kurisuud, neeluvaugud, põhjatud allikad, järve asemega vahest on Kalevipa jälgedeks nimetatud neid lohke, urked, siis leiss on üks sõna, mida on kasutatud ka talunimena, nõva, ka möll, allikas, möllipealne. Et huvitavad sõnad on talapärased nagu teispoolsusega seotud kohad, ka pühapaikades on nendega tegemist mõnikord. Siin on näide Jalase hiiekohast Rapla kihelkonnas, et nad ei ole nagu niisama tähenduseta kohad olnud, et pole ka ju uuritud nendega seotud pärimust eriti üldse. Siin see roheline joon näitab Pae Astangu serva, kuidagi selline liminaalsus või mingisugused piirid ja huvitavad imelikud pinnavormid. Siin on näide Jalgsema karstijärvikust siis kevadel, kui vesi sees ja siis kui ta tühi on eri aastaaegadel. Iidaurke Kuimetsas üks tuntumaid karstikoobastikke, ka erinevaid pärimusmotiive seostub. See on linn, pelgupaik olnud või veelind sealt kaudu kuhugi välja jõudnud. Siis on huvitav, et seal on Iida-nimelised loomad ja see Iida sõna juba seostub nagu hiie sõnaga ja sealt juba hakkab argnema see selline seos. Millised jututüüpe on räägitud Kesk-Eestis loodusobjektide kohta? Kokkuvõtlikult nimetatakse sellised tüüpilised Eesti lood, keskmised, neid on ka mujal, aga mitte igal pool võib-olla. Näiteks puudeks, kivideks müüjutud inimesed, pulmalised, eriti pruut on selline tundlik olend, et pulmalised, nad on nagu üle minemas ühest olekust teise ja siis selles ruumis või maastikul nad seostuvad ka pühakohtadega ja see puudeks muutumine on ka hästi üks selline väikene ala, see on Järva, Virumaa ja Harjumaal on selliseid kohti, kus on just puudeks muutunud. See on ka selline Eesti märk muistand minu meelest, et pulmarongide kokkupõrket on nagu laiemalt, seda on üle Eesti. Järveränd, seda on ka üle Eesti. Hiieränd, seda on palju just Raplamaal, Järvamaal nagu eriti ei ole. Muidugi hiiepuraiõesed karistuse, seda on ka igal pool. Rootsi kuninga istutatud puid on rohkem nagu Ida-Eestis, aga siiski esineb ka Kesk-Eestis neid. Muidugi maale vajunud linn või kirik, need on sellised rahvusvahelised süžeed, aga esindatud ilusti igal pool ja need veelinnad, kes läbi maaluse veesoone kuhugi välja jõuavad, ka vahest härjad või kes maa alla vajuvad jälle iseloomustavad just karstinähtusi. Ja muidugi Hiiu muistandid, neid on niimoodi ebaühtlaselt, Raplamaal või Rapla kihelkonnas on neid rohkem, Järvamaal nagu hõredamalt, Kalevipojas siis räägitakse, aga nende magusamad territooriumid on ikkagi Virumaal ja seal kui rohkem kui teised piirkonnad. Ja see hiid võib olla siis välja vahetatud pühakuga, Neitsi Maarjaga või mungad, nunnad võivad samuti kive visata, pillata, aga ilmselt mitte siis kiriku pihta ei loobi neid, aga hiiud, vanapaganad Kalevipojal võivad ka kiriku pihta visata.
siin on näide siis puudeks nõiutud pulmalistest Järvamaalt, Roosna, Liivaku, Männid, 2 paari olnud korraga praegu vist järel, ma ei tea, kas seal üldse enam neid järel on. Et paljud puud on muidugi hävinud ja kivid ka ja siin on näide ühest Hiiu või siis Pühaku või Nunna kantud kivist. Jälle tore selline 39. aasta koolilapse jutt. Kord üks nunn jalutanud põllul, ta oli leidnud ilusa kivi, millel ühel küljel olnud trepiastmed, pannud selle kive põlle sisse, et seda viia koju ja näidata kodustele inimestele. Kuid kivi oli kaunis raske, selle tagajärjel ta purustas nunna põllepaelad ja kukkus Pakametsa ääre maha. Nunn polnud seda enam sealt üles võtnud ning sellest ajast ongi see kivi seal maantee ääres. Sellised heiastused katoliku ajast luterlikus Eestis siis sõjapaigad, surmakohad, sellised ajaloolisemad motiivid või sündmuspaigad ja muististena ka Linnamäe pelgupaigad, ainult 2 kindlat linnuse kohta Järvamaal, et seda on nagu vähe mõnedes muude Eesti aladega, aga huvitavaid toponüüme selles vallas nagu Tanska Linnamägi, viitab Taanile, Vene Linnamägi, Koodi Linnamägi või Kaalepi Linnamägi. Linnamägesid iseenesest on päris palju, aga seal ei ole vist pikalt nagu elatud või peatatud ja kultuurkiht ei ole nii paksu seal. Siis igasugused sõjapaigad, mida on ka Eestis igal pool, see sõjapärimus on nagu nii läbi olnud ja nüüd tuleb juba see teine maailmasõda uue kivina peale, aga vanasti ikkagi Põhjasõda, aga Poolasõda, siis koledad kohad, karistus ja hukkamispaigad, kus on kedagi pekstud või poodud või muud hullu tehtud. Et ei tea, mis ajast need kõnelevad. Et sellised süžeesid jälle siin võib tuua esile, et näiteks pea maha kündmine mingi süü pärast, kas lapsega tüdruk, aga ka viljavaras, põlluvaras, selline nagu põlluharimis selle tähtsusele viitab või mingi nõid. Just Raplas ja eriti Juurus oli nii palju selliseid kohti. Järvamaal jällegi vist oli ainult 1. Aga neid on ka Harjus ja üldse Virumaal ja mujal. Siis tüdrukud uputavad ennast sõja eest Laukasse. Eks seal Tõugussaare Laugas vist oli. Seda on ka mujal Eestis ja mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes ja üldse igal pool, kus nüüd sõjad on üle käinud. Või siis naised, kes on sõjamehe riietest, tulevad kuskile tarre, võtavad ennast nii-öelda paljaks, siis keegi on peidus, näeb, et naine lööb maha ja siis võtab vara endale. Et see on ka selline hästi rändav, Eestis väga populaarseks saanud süžee, väga mitmel pool räägitud. Aga mida ei ole, näiteks Lõuna-Eestis on palju sellist veriojasid, kus vesi on verest punane või näiteks mõrsja lõhki tõmbamine, kes mõrsjaga 2 peigmest, et siis kisuvad omavahel lõhki. Puudub nagu Põhja-Eestis selline motiiv, ainult Kagu-Eestis. Et üldiselt ei ole tehtud sellist võrdlevat mingisugust suurt uurimust. Natukene oleme püüdnud ka Kagu-Eestit, Lääne-Eestit ja siis Setumaad võrrelda. Et sealt juba midagi hakkab joonistuma, aga võiks olla mingi ülevaade kogu Eesti kohta. Millised jututüübid kusagil on, et ei ole see üks ühtlane pilt igal pool sugugi mitte. Järvamaa tunnus on päris palju kiviriste, neid ei ole Raplamaal niivõrd, ei ole Harjumaal selliseid, just selline pae kivist ristide. Väga palju lugusid on neist, paljud on hävinud, aga mõned on ka alles veel, et nii-öelda kindralihauad kui matmiskohad, aga ka pulmarongide kokkupõrke jutt seostub nendega. Siis nad on nagu pühad, neid ei tohi ära viia, unes sõnutakse tagasi. Et selline Järvamaa märk, kui kuhugi on sümbolit vaja, siis võib vabalt kasutada. Matmiskohti on igal pool vanu kalmeid üle Eesti. Võib-olla Järvamaal tõusevad esile mingid mõisakabelid, sellist huvitavad. Purdimõisad, siin on Esna mõisast näide. Surjutega ikka jutte seostub ja matmispaikadega, see on ka üsna tavaline. Aga huvitavad on Kihelkonna kirikud Järvas. Siin on see kirikumuistandite protsent on jälle 10-11, niiviisi mujal ka
et üsna tüüpiline, aga nende seas on sellist huvitavaid just lokaalseid motiive, et muidu on rahvusvaheliselt tuntud lood, aga näiteks lugu sellest, kuidas 2 hiidu või kiriku ehitajad ehitavad 2 kirikut võidu ja laenavad nagu haamrit üksteisele seda loopides. Et Järvas küll ei räägita hiidudes, aga on nagu nimedega Jaan-Peeter Madis, siis vastavalt Järva-Jaani, Järva-Peetri ja Järva-Madise kihelkonna kirikud. Et see lugu esineb selliste saarekestena. Eestis on Saaremaa, on väga populaarne, seal on väga palju sellist lugu suurest tõllust peamiselt. Ja siis on 3. saar on Setumaa, et väga huvitav levikupilt, et mis selle taga võib olla, siin on kindlasti omad põhjused ja eri ajal võib see olla sinna levinud. Ma praegu ei hakka siin süvenema, aga Järvamaa puhul on arvatud, et see võib olla ehitusmeistrite levitatud lugu, et Gotland on näiteks sama stiilis või sama ehitusmeistrite tehtud kirikut tõenäoliselt, et see võis seda kaudu sinna Järvamaale siis jõuda. Ja Setumaale siis võib-olla kuskil viikingite kaudu. Siin on 2 kirikut siis isa ja poeg nii-öelda ehitanud. Et vanad kirikud 13-14 sajandit, väga põnevad jutud nendega. Peetri kiriku puhul näiteks sõelaga vee kandmisega valitud kirikukoht. Ainus teine teade Eestist on Otepää kirikukohta, mis ma olen leidnud. Tükene vana arbumisvõte, et sõel on väga maagiline ise olnud. Siis kiriku asemed, kirikumäed, Kabelimäe toponüüm on nagu väga omane Harjumaal, aga Järvamaal seda on üpriski vähe. Jüri on siin eristanud Harjumaal koguni mingi 100 Kabeli kohta, Kabelimäe nimelist kohta. Järvamaal ei ole rohkem nagu kirikumäe nimelisi, aga Lõuna-Eestis on neid nagu hoopis rohkem ja ka pühaku nimedega, mida siis Põhja-Eestis veel ei ole nii väga. Nii, aga ma nüüd räägiks mõisast natuke. Mõisa teema on, vaatsin kohapärimuse üldpildis, kõige suurem protsent on mõis märksõna annab, mis jookseb lahtud sisse igale poole, et ta mitte päris igale, aga ta on ikkagi väga oluline nagu Eestis. See mõisa teema, et Järvamaal on 200 mõisa ringis ja Raplamaal 110, et see tihedus on juba maastikul tohutu tihe ikkagi. Ja see, võib-olla ta on ka Põhja-Eestis tõesti ka veidi karmim ja ohtram kui Lõuna-Eestis. Et natuke Põhja-Eestit olen ka rohkem uurinud sellest aspektist, aga seda ikka unustada ei saa, kui sa seda oled mingis vanuses lugenud, et see on ikka niivõrd karm ja verine ja julm, millest need eestlased on siis rääkinud. Et kas me tahame seda oma identiteediga siduda või mitte, et praegu on valida, ma arvan, et pigem võib-olla ei tahetagi nii väga. Et ühtpidi siis mõisad kui paigad, kui ehitised, siis kõik need mõisahooned, neist on ka omad lood ja ka mõisa asemed kadunud mõisatest, jällegi see mälu ulatub päris kaugele, isegi Rootsi aega on mõned, seda saab dateerida, selle kohta on ka kirjalikke allikaid ja nende mõisnike genealoogiaid ja saab nimesid kontrollida, et see ulatub Põhjasõjast kaugemale kohati. Ja see pärimuse rahva vaatepunkt on hoopis teine kui see kunstiajaloolastel, et ega see lihtrahvas pole osanud hinnata neid kauneid maale või skulptuure kusagil, et nii see paraku on, et näiteks need Norra mõisast, mis välja tuli mingid haruldased maalingud, et neid on näiteks tõlgendatud kui mingit vangide piinamist või kindral Knorringi enesetapustseeni või tõesti nagu hästi sellised räiged ja otsesed tõlgendused, et nagu 2 sellist vastandlikku maailma nagu kokkupuutealasid oli küll ja veel, aga mõisnikest isikutest on väga palju lugusid ja nendel on omad alamliigid, et siin püüdsin liigitada, et kurjad, julmad, siis hullud veidrikud, siis on eriti naistemaiad, sellised liiderdajad, on ka head mõisnikud, on ka sellised rumalad ja nagu kiiksu, keda saab üle kavaldada ja siis mingid erilised ihnuskoid.
aga keda oli tegelikult kõige rohkem ja kellest räägib pärimus kõige rohkem, et see on nagu vastupidi, et nendest hulludest on siin nagu 1/3 kartuleikaste või kurjadest, aga et tegelikkuses on see Karl Mõttander, see on väga hea raamatu avaldanud, kirjutas, et 85% olid priimad mehed nagu head, aga 10% käisid kah ja siis ülejäänud olidki need lurjused, aga nagu me teame, eks ole, mida hullem tüüp, seda kuulsam ta on, seda rohkem temast räägitakse ja nii on praegu, nii oli enne ja nende hullude kuulsus levis üle maakonna piirid ja nendest räägiti näiteks Albu Tuglas, kõik ilmselt on võib-olla kuulnud, võib-olla enam ei ole, Läänemaal, Harjumaal on ta paari pandud mingite teiste hulludega, siis see on nagu mütologiseerunud kõik see tema tegude pagas, palju seal tõtt on, midagi ilmselt peab seal taga olema, ega niisama ikka jutud ei teki kellegi kohta. Ja tema üks paariline oli Purdipukk, kes oli siis nende tegutsemise aega just vahetult pärast Põhjasõda, et siis oligi see sajand nagu kõige julmem või karmim mõisa ajal vist ka päriselt. Kes soovis võis teha, mis tahtis oma talupoegadega. Ja siin on mõningad jutumotiivid siis, et see Albu Tuglas sõitnud tõllaga mööda vett või sellised maisemad, et mis ta kõik naistega tegi, väga tüüpiline populaarne jutt, et kuidas lasi meestel naist palja tagumiku järgi ära tunda. See on üle-eestiline lugu, aga kohandatakse muidugi sobivate isikutega. Ja siis ükskõik, kas tundis ära või ei tundnud, ikka sai peksa. Et siis need nülitud naharibad ehk jutad inimeste seljast, niisugused erilised võikad, vastikud asjad. Et nende kaste siis hoidsid oma mõisate püüningul ja käisid neid seal imetlemas vahel või et naised imetasid siis, kui ta vanaks sai. Et see Albu Tuglas elas 84-aastaseks, et mine tea, äkki tõesti naised imetasid teda ja siis olevatki surnud, nii et üks suure rinnaga naine lihtsalt lämmatas ta ära. Et oli see siis ilus surm või kole surm. Ja mõlema nende Purdipuki kohta oli sama jutt. Nii läheb siis kiiremini natukene. Üks hea mõisniku näide siis Raikküla Kaiserling. Aga mõisnikud on siin igasugu tempel teinud. Aga palju neist lugudes nüüd ainult Kesk-Eestilised on seda veel eraldi uurima. Muidugi see ajaloolised sündmused, Mahtra sõda on ka selline märk küll, Raplamaale asetub, et Järvamaal ei ole võib-olla väärilist paarilist talle pakkudagi. Ja veel üks ajalooline isik siin küll vastaspoolest mõisnikele kõrvale Rummu Jüri, kes siis mõisnikke varastas, tegi nendega, nagu maksis kätte ja tema liikumine oli väga laial territooriumil, et tema ongi nagu see, ma mõtlesingi, et tema ühendab seda Järva ja Raplamaad väga hästi, just neid kihelkondi, mida vaja on, nii-öelda tänapäevases mõttes Raplamaal ja ka Viljandimaa sermas on ta käinud ja siis kohtades seostuvad just mõisad ja need rahapeidukohad, kuhu ta siis mõisnikelt röövitud raha peitis. Nii veel kokkuvõtvalt siis, mis erijooni siin esile tuua, et ikkagi Priit Letti on kirjutanud, et Järvamaa on eraldatud ka soodega ja et see ongi, see maastikul eripära on vormitud omalaadseks, siin on palju kiviriste, vähe linnamägesid, tihedad mõisad, võimsad kirikud ja kunagi see Järvamaa oligi järvede rohke maa, just need veenähtused ja soosaared ning muidugi baas, et paene maa ja ma ikka võtan veel mõne lause veel, et väga raske on see, kui üks neist Kesk-Eestile omast välja tuua, aga et iga küla, iga kihelkond on omanäoline, kuid see kuulub mingisse suuremasse pilti. Ja need ajaloolaste üksuste identiteedid on muidugi selgemad, neil on ka pikemalt kujunenud, et kui nüüd uut luua, et see võtab aega, et ega kohe plaks ilmselt välja ei tule niimoodi hoobilt, et antagu aega meile ja meil on uurijad ja meil on allikmaterjal ja kõike saab teha. Et ei ole
vaja nagu pastakast välja imeda. Ja et võib-olla esindabki see Kesk-Eesti nii-öelda keskmurdeline kohapärimus sellist keskmist luterlikku Eesti paepealset paigatunnet. Et siin on kõik selline tüüpiline tegelikult esindatud. Ja et see jutustamislaad on ka kaine, ettevaatlik, tasakaalukas, mitte selline võib-olla natukene suletum küll kui Lõunais, siis religioossust ka nagu väga välja ei tule. Jah, et see Kesk-Eesti on enesest mõistetavalt olemas, et seal asuvad Eesti südametas kui naba võib-olla ja kõht, et need ei paista silma, kui nad annavad sellist turvatunnet ja elujõudu, et see kohapärimus on nagu rahvuslik maavarad, sellest, et mida vaja võib välja kaevata. Ja just selliseid tähenduslikke märke ja lugusid, mille abil seda eneseteadvust kujundada. Et nende teadmiste unustamine tähendaks nagu oma maa kaotamist ja seda me ju kindlasti ei taha ja ma arvan, et eestlased siin tiksuvad veel tükk aega selles vaimus edasi, et siin ka näide sellest, kuidas just raamatust võib uus elu tulla, et see Järvamaa tantsul ja laulupidu tehti. Et see nagu kõnetas seda kohalikku inimest ikka päris palju ja et just, et seal keskel leidub neid perifeeria vilksatusi, mida Valdur Mikita väga väärtustab, just seda põlist kultuuri, et tema arvab, et umbes 10 aastat, aga loodame, et ikka rohkem. Et need uurimised on väga tähtsad meile, et aitavad meil mõista, miks me oleme sellised, nagu me oleme. Vabandust, et ma üle läksin. Raplamaa verenaise Keit Pauliine Rapla Käpl.